Ruslan, sa jõuad väga palju, sul on pere, ettevõtted ja tegeled harrastusspordiga. Kuidas hingamispraktikat sinu igapäevaellu asetuvad? No ma saaks seda öelda niimoodi, et kui ma võtan oma igapäevase rutiinse nagu päeva, siis üks osa sellest, et kui ma hommikuti ärkan, siis ma käin hommikuti oma terrassi peal siis metsaserval siis võimlemas, ja üks võimlemise osa ongi see, et ma lihtsalt hingan, täitsa rahulikult hingan seal, isegi ei tee mingeid selliseid spetsiifilisi harjutusi, aga lihtsalt nagu tõmban nagu kopsud värsket õhku täis. See annab mulle, esiteks ta annab väga hea enesetunde ja teine on see, et ta täidab mu nagu eluenergiat täis, et muidu on nagu see, et sa oled nagu mingis omas mõtetes asjades, et see puhastab. Nagu kõvaketast ikkagi ma vaja aega puhastada, et siis ma arvan, et see on nagu täitsa mõistlik tegevus ja see on kõige lihtsam tegevus ka veel peale kauba. On sul mõnda sükest lihtsalt soovitust siia heale vaatajale näiteks, et kui hakkab juhe kokku minema, kuidas sa hingad? Kui hakkab juhe kokku minema, siis üks niisugune, mida ma ise praktiseerin, on selline, et südamelöökidega lugeda nagu sissehingamisel 5 ja siis välja hoiad kinni ka 5 ja lased välja 5. Aga see peab kõik nagu väga loomulikult käima ja ütleme, et ma ei ole näinud inimest, keda see maha ei rahustaks. Ja. Augustikuus leiab aset selline täitsa uus üritus nagu hingamislaulupidu. Mida sina näed, mida selline sündmus eestlastele võiks anda? No ütleme niimoodi, et kui Eiki kunagi selle asja välja käis ideena, ma ei saanud talle kohe öelda, et muidugi tee ära, et see on tema idee, et pane nüüd hagu alla kõvasti. Aga see, kuidas ta nagu läks sellest põlema ja hakkas seda tegema, et mulle meeldib seda, kui inimene, kes leiab sellise ilusa idee ja hakkab seda ellu viima ja ta põleb, see tähendab seda, et see on õige asi, mida tehakse ja sellega tuleb kaasa minna, aidata, et üksi vedada, üksi luua sellist suursündmust, ega meil ei oleks laulupidu ka, kui kõik 8 laulaks seal. Ja laulupidu on ka tiimitöö. See on tiimitöö ja see energia, mis inimeste vahel seal tekib, et just selle energia pärast tasub seda asja teha ja ka sinna tulla kindlasti tänu sellele. Ja muidugi on hea see, et seal on just erinevad need praktikud ja asjad ja need on kõik praktiseerivad praktikud, mis annab veel hea tunde, et see on heas keskkonnas seal, sa oled seal hoitud, suga ei juhtu seal mitte midagi. Sa võid olla see, kes sa oled, lasta ennast vabaks. Ja pluss see, et mis tundega sa pärast tagasi ära lähed sealt ja kuidas sa pärast jagad seda rõõmu. Aga see ongi see, et see on minu jutt praegust, et sa pead ikkagi ise kogema seda asja. Kui me ei hingaks, siis ma arvan, et me võime elada ilma veeta, ilma toiduta, aga ilma hingamiseta ja ilma armastuseta on väga raske elada.